Tervis siin Minecraft. Ah, meil ei tule eesti keeles suulist. Väga raske. Filmisüse algne idee tuli meil sellest. Kuna me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime, et meil on eelis sõjalise teemaga filmi teha. Kaasa arvatud see, et me mõlemad teame, kuidas relvi käsitleda. Kostüümidisainides saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängudele, koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne, nii et me otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema riietuse juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime filmimispaiku otsima. Filmisüse algne idee tuli meil sellest. Kuna me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime, et meil on eelis sõjalise teemaga filmi teha. Kaasa arvatud see, et me mõlemad teame, kuidas relvi käsitleda. Kostüümidisainides saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängudele, koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne, nii et otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema riietuse juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime otsima filmimispaiku, millega jõudsime paari nädalaga lõpule. Otsustasime teha algse mustandi, mis pärast oli kasutu, kuna me muutsime mitu korda oma süžeed. Olime lõpuks kindlad oma otsuses. Nüüd vaata ringi, siis vaata kuule raadiot korra. Paljud meid kahjuks alt vedasid. Väike jättisamps. Isegi kui sina räägid ikkagi üle. Ma saan pärast selle välja kätte, aga lihtsalt põhjus on see, et isegi siis, kui siin saab paaris kohas ka keerasid persse, et siis me saaksime need kohad ka nagu vähemalt teksti ära muuta. No okei. Filmisüse algne idee tuli meil sellest. Et kuna me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime, et meil on eelis sõjalise teemaga filmi teha. Kaasa arvatud see, et me mõlemad teame, kuidas relvi käsitleda. Kostüümidisainides saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängudele, koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne, nii et otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema riietuse juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime otsima filmimispaiku, millega jõudsime paari nädalaga lõpule. Otsustasime teha algse mustandi, mis pärast oli kasutu, kuna me muutsime mitu korda oma süžeed. Olime lõpuks kindlad, hakkasime otsima Nüüd näitlejaid, ringi, kellest vaata osa kuule meid raadiot alt korra. vedasid. Meil oli plaanis sügavamõttelisem ja vägivaldsem osa, mis pidi üksteist tasakaalustama. Kostüümide ja rekvisiitide Kui lõpuks olime kindlad oma valikus, siis hakkasime otsima näitlejaid, kes meid kahjuks mitu korda alt vedasid. Kostüümide ja rekvisiit. Kostüümid. Kostüümide ja rekvisiit. Mida värki, siin on nii palju asju, mida ma ei saa teha. Nagu siin on lihtsalt, oota. Kui lõpuks olime kindlad oma valikus,
filmisüžee algne idee tuli meil sellest, et kuna me mõlemad harrastame Piccolo Kataida me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime filmisüžee algne idee tuli meil sellest, et kuna me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime, et meil on elisõjalise teemaga filmi teha, kaasa arvatud see, et me teadsime, kuidas Helvi käsitleda. Saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängule koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne. Otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema kostüümi juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime otsima filmimispaiku, millega jõudsime paari nädalaga lõpule. otsustasime teha algse mustandi, mis pärast oli kasutu, kuna me muutsime mitu korda oma süžeed. Kui olime lõpuks kindlad, hakkasime otsima näitajaid, kellest osa meid alt vedasid kahjuks. Meil oli plaanis sügavamõttelisem ja vägivaldsem osa, mis pidi üksteist tasakaalustama. Kui lõpuks olime kindlad oma valikus, siis hakkasime otsima näitlejaid, kes meid kahjuks mitu korda alt vedasid. Kostüümide ja rekvisiitide otsimine läks kiirelt, sest enamus oli meil juba olemas. Esimene filmimine läks nagu ikka sitasti. Nii. Ma olen kõige kaugemale jõudnud praegu selle häälega. Kas sa teed nalja? Ja, täpselt. Okei, nii, päris kaader. filmisüžee algne idee tuli meil sellest, et kuna me harrastame mõlemad Airsofti, siis teadsime, et meil on eelis sõjalise teemaga filmi teha. Kaasa arvatud see, et me mõlemad teame, kuidas relvi käsitleda. Kostüümi disainides saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängudele, koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne, nii et otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema riietuse juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime otsima filmimispaiku, millega jõudsime paari nädalaga lõpule. otsustasime teha algse mustandi, mis pärast oli kasutu, kuna me muutsime mitu korda oma süžeed. Kui olime lõpuks kindlad oma valikus, hakkasime otsima näitlejaid, kellest osad meid alt vedasid. Ma ei brain fart'e, et mu aju lihtsalt jäi seisma selle koha juures. Ma olin nagu, oota, mida? Oota, aga sa saad ju kattida seda niimoodi, ma ei pea praegu algusest uuesti. Ma ei pea praegu algusest uuesti alustama uuesti ju. Jaa! Ma olen niigi nagu mu noodid käivad niimoodi nagu, siis ma võin ju sama... Ja min. Siin ma olen nii või naa vait. Siin ma olen vahepeal nii või naa vait ja ma saan siit praegu edasi lugeda. Meil oli plaanis sügavamõttelisem ja vägivaldsem osa, mis pidi üksteist tasakaalustama. Kui lõpuks olime kindlad oma valikus, siis hakkasime otsima näitlejaid, kes meid kahjuks mitu korda alt vedasid. Kostüümide ja rekvisiitide otsimine läks kiiresti, sest meil olid enamus juba olemas. Esimene filmimine oli... Kevin, kui sa kuuled seda, ma lihtsalt ütlen. Nüüd ma lähen uuesti.
Esimene filmimine oli meie esimene koosfilmimine. Esimene filmimine oli meie esimene koosfilmimine ja seega oli see uus Esimene filmimine oli meie esimene koosfilmimine ja oli seega uus kogemus meile kõigile. See läks meil küll kahjuks halvasti, kuid me õppisime oma Esimene filmimine oli meie esimene koosfilmimine ja oli seega uus kogemus meile kõigile. See läks meil küll kahjuks halvasti, kuid me õppisime oma vigadest. Mä pane. Teine filmimine läks iseenesestmõistetavalt parem, kuid kahjuks oli see ka liiga vägivaldne ja kultuurselt solvav. Proovisime uusi nurki, kust filmida, kasutasime süžeele täpsemad repliike. Me proovisime uusi nurki, kust filmida, kasutasime süžeele täpsemad repliike ja võtsime rohkem aega, et filmida. Kokkuvõttes arenesime ikkagi palju, saime häid mälestusi ja saime palju kogemust juurde. Meil oli väga hea seltskond pidevalt ja meil olid väga abivalmis vanemad ja ma tõesti loodan, et me saame seda korrata. Stan! Oota, ma panen selle rekordimise kinni.